Tervist, see on Pump Püss. Aasta on 2016. See on L ja ma olen Max. Aasta 2016 saab olema hüperaktiivne. Sellepärast, et Pump Püss on meile endale jälle huvitav teha. Las ma räägin sulle siin tulevikuplaanidest siis. Esiteks, võib-olla me hakkame tegema raadiosaadet samuti ühes Eesti underground raadiojaamas. Võib-olla. Ja võib-olla hakkab see tulema väga-väga hea saade. Aga võib-olla seda ei juhtu. See pole veel täitsa kindel. Ärme sellest räägi. Ja võib-olla hakkab me contenti ühes Eesti telekanali mingi veebiportaalis ka olema. Samuti see on võib-olla. See pole midagi kindel. Vaatame, kui teil sellest on midagi kasu, siis lähme sinna. Aga nii palju siis positiivsetest uudistest. Lähme nüüd negatiivsete osade juurde. Saad aru, üks kaamera meil varastati ära Kopli narkomaanide poolt. Mindi bussi sisse ja viidi minema. Ja mis juhtus teise kaameraga? Vahele trügin korraks, et meil on 2 kaamerat. Teise kaameraga juhtus selline asi. See kukkus vastu maad puruks. Linnahalli katuselt. Ja mis on 3. uudis ja veel kõige halvem uudis. Et see diktofon kukkus ka vastu maad ja nüüd siin pole enam peal mikrofone. Need negatiivsed uudised. Me üritame need tee kaela veeretada. Üritame võib-olla mingi hetk mingi rahakogumisaktsiooni teha. Ise koguda ja see saate ise ka saame koguda muidugi, sest me käime tööl, plekki tuleb, hui. Aga parem on, kui kõik nagu kuupalk sinna alla ei lähe, sest meil on, ütleme, ümmarguselt mingi tonn euri vaja selleks, et saada asi jälle tehniliselt timmima. Sellepärast, et L on tehnoviiking ja kui tal ei ole vahendeid, siis ta viskab asjad nurka ja läheb minema. Saate aru? Mis ma üksinda seisan siin lambist? Ei saa nii. Aga räägime siis väikestest plaanidest veel. Me võib-olla teeme artisti saateid nüüd, võib-olla ei tee. Aga teeme kindlasti mingi vanakooli spetsialeid, need teate küll need üksed vahesaated. Räägime igasugused open mic enam ei tee, need me tegime nii palju. Teeme mingid vaheklippe veel, võib-olla tantsijatega, võib-olla ei tee. Aga üks asi, mida me kindlasti teeme, on Eesti hip-hopi ja üldiselt muusika 101, ehk siis nullist täitsa valmis asjani. Näitame, kuidas teha ühte korralikku hip-hopi lugu. Räägime oma ala professionaalidega. Räägime produtsentidega, flow-meistritega, riimimeistritega. Ja nad annavad nõu, kuidas on hea tulemus. Vot. Ja see peaks siis teoreetiliselt aitama Eesti hip-hopi. Vot. Ja aga kunagi ei tea, mis idee võib meil täitsa pähe veel tulla. Aga seda me igatahes garanteerime teile, et me aktiviseerume, me hüperaktiviseerume. Vot. Kas oli veel midagi, mida ma unustasin ära mainida? Oli? Ei tule meelde. Peab lund ninna tõmbama ja aktiviseeruma. Jätke meelde. Lumi on maas. Nüüd on viimane aeg tegutseda. Viimane lumi. Jaa, see on viimane lumi. Nägemist. 2016 on uus seis. Jaa, on palju whack-räppareid Eestis ja on väga palju dope-räppareid Eestis. Ja me räägime nende kõigiga. Jaa, üks asi veel tuli nüüd meelde. Ütleme, et rong hakkas juba ära minema. Me tuleb koduleht. Seal hakkame uudiseid tootma. Lükkame uudiseid sinna. Tuleb uus video välja, lükkame sellest uudise. Ta on midagi sellist nagu oli omal ajal või nagu Uliga Nämlet, aga selle vahega, et me paneme hip-hopi uudiseid sinna. You know? Jälle nägemiseni. Tšutšu Frey.